Tere, hea astroloogiahuviline. Urmas ja Karin siin. Täna on 28. veebruar. Ja vaatame taas üle siis, millised astroloogilised mõjutused meid lähiajal võiksid ees oodata. Infoks ka, et kasutame oma töös siin troopilist zodiaaki, peamiselt siis geotsentrilist vaadet ning Placidius majasüsteemi. See kombinatsioon annab siis isiku astroloogias ja ajastamises meie hinnangul kõige paremaid tulemusi. Aga väike lahtiütlus ka, nagu ikka, et astroloogia abi kuulevaates toodud info on toodud teieni vaid hariduslikel eesmärkidel ja meie jagatud info ei asenda professionaalset finantstervise ega juriidilist nõustamist. Enne oluliste otsuste tegemist soovitame kindlasti teha personaalne põhjalik eeltöö ning vajadusel konsulteerida vastavale spetsialistiga. Meie eesmärk on pakkuda ikka võimalikult täpset ja asjakohast infot, kuid me ei saa garanteerida, et kõik jagatud arvamused ja tõlgendused kehtivad kõigile ja igas olukorras. Aga hakkame siis asjaga pihta. Karin, no see kuu tundub, et graafiliselt küll tuleb veidi parem, et on siin juba rohelist ka näha võrreldes veebruarikuuga, aga kuidas sulle tundub praegu seisu vaadates? No loodetavasti siis lähebki paremaks, kui graafik niiviisi näitab. Noh, eks seal oma tõsi on taga, aga see on puhas siuke matemaatika siin, aga räägime siis nendest tõlgendustest ka, et kui me siin veidi tagasi vaatame, siis veebruar jääb siin küll astroloogias muidugi ajalukku sellise erakordse sündmusega, et siin oli meil Saturni-Neptuuni konjuktsioon nüüd lõpuks siis ära 20. veebruaril ja seda nähtust pole esinenud siin juba aastast 4360 enne Kristust, mida siis tegelikult loetaksegi nagu tsivilisatsiooni koidiku ajaks. Ehk siis oleme väga sügavate muutuste keerises siin ja see konjuktsiooni mõjujõud muidugi võimendus veel omakorda siis 3 päeva varem toimunud päikesevarjutusest siin veebruari märgis, nii et veebruar oli väga-väga tihe kuu. Nüüd Saturni ja Neptuuni konjuktsioon on traditsiooniliselt seotud siis illusioonide hajumisega ja ka varjatud tõdede ilmsiks tulekuga. Et see pole ka juhus, et just sellel perioodil siin tulid avalikkuse ette Epsteini toimikud näiteks, millest ka väga palju kõmu sündis siin veebruarikuus. Ilmselt sünnib veel ka tulevikus. Aga selge on see, et vana maailmakord siin laguneb laiali meie silme all, et me näeme seda pea igal sammul. Ja Saturni-Neptuuni liikumine kaladest zodiaagi märgi viimasest märgist jääramärki, mis on siis esimene märk, toob muidugi väga olulise energianihke ka siin kaasa, et seda on tunda ka igapäevaeludes ilmselt, et siin globalismi ja multikulti sellise vastuliikumine kasvab järjest erinevates riikides. Alles hiljuti veebruari keskel Ühendkuningriikides loodi täiesti eraldi erakond selleks, et võidelda siis riiki sisenevate immigrantide vastu. Et täitsa selline omamoodi agenda, aga see muidugi ei piirdu ainult selle riigiga, et seda on näha globaalselt. Aga kui me siin kalendri peale vaatame, mõned asjad tahaks välja tuua. Ma tahaks muidugi toonitada, et väga põhjalik aspektide ülevaade on meil meie kogukonnale loodud kuu ülevaates, mis on siis saadaval YouTube'i kanalil, kui te liitute meie kogukonnaga. See teenus maksab 4,99 kalendrikuus. Aga Karin, räägid sa veidi siin Veenuse transiitidest, see nagu sinu teema? No Veenus liigub meil kuni 6. märts veel kalade märgis, kuhu ta väga hästi ka sobitub. Et on ehk rohkem sellist loovust ja kaastunnet ja võib-olla ka romantikat vahel natukene sekka. Aga võib anda muidugi ka seda, et mõtlemegi kuldse kuu selga kellelegi ja paneme roosad prillid ka ette ja arvame, et nii asjad ongi. Et see on see selline pahupool, et tasub olla siis ikkagi ettevaatlik, kui keegi hakkab talle liiga ilusaid lubadusi andma, on need siis suhetes, koostööpakkumistes
või mingid muud igapäeva kokkulepped, et tasub ikkagi kontrollida fakte ja tausta, enne kui te nõustute millegiga, mis tundub olema liiga hea, et olla tõsi. Ja kui me räägime tervisest, siis sellised kalade Veenus siis võib anda seda, et tegeleme oma unega, uneprobleemidega, eriti siis need inimesed, kes piisavalt ei leia väljundit oma emotsioonidele ja võib-olla ka kaastunde empaatiaga natukene pingutavad üle, et see võib olla siis see põhjus, kui teil on praegu uneprobleeme. Aga juba siis 6. märtsist läheb tema ära jääramärki, mis tegelikult ei sobi Veenusele üldse. Tema tunneb ennast nagu külas. Ei saa ennast niiviisi väljendada, nagu ta tahaks ja jäär oma olemuselt on ikkagi selline rahutu ja impulsiivne, mis võib olla siis ka meie nii-öelda suhete ja ka rahateemades siis valdav, see selline impulsiivsus ja rahutus. Eriti siis, kui me neid emotsioone ei väljenda kuhugi mujale. Ja tervise poole pealt hästi palju veel rohkem, ütleks siis niiviisi, saab olema probleeme just pea ja kaela piirkonnas, sellepärast et see on jääramärk. Ja siin ju riburada pidi on meil läinud nii Saturn kui Neptuun ka sinna jääramärki, nii et on selline stellum meil seal öeldakse selle kohta, et hästi palju sellist pea ja kaela piirkonna teemat on üleval. Ehk siis suhetes on keeruline tasakaalu leida ja nagu öeldud, siis peapiirkond, nägemine, lõualuu, hambad, kõik, mis on siis peaga seotud, eks. Et seal võib olla ka rohkem terviseprobleeme, ehk siis kui te olete juba näiteks migreenile altimad või peavaludele altimad, siis tasub sellega juba praegu tegeleda ja ennast ette valmistada, et vältida siis võimalikke migreene ja peavalusid. Või kui teil on näiteks silmaprobleeme, on see siis mingid põletikulised seisundid, silmade kuivust, siis ka juba praegu tasub tegeleda sellega, et seda vähendada, sellepärast et kui see Veenus nüüd sinna jääramärki läheb, siis seda enam hakkab olema selliseid muresid. Et tasub siis oma silmarõhku näiteks aegsasti mõõta, kui teil on olnud probleeme ja nii edasi. Nagu öeldud, seda enam, et Saturn, Neptuun on ka seal, mis ju ka mõjutavad sama piirkonda ja lisavad siin oma sellise pitseri, et Saturn tavaliselt ahendab kõike, mis tähendab seda, et ahendab ka näiteks pea, aju, veresoonkonda ja see omakorda siis suurendab jällegi selle migreeni riski. Võib olla ka seotud siis kõrge vererõhuga, jällegi silmaprobleemid, hammastega seotud probleemid ja Neptuun seal võib veel lisada seda, et me ei saa aru, kust see probleem tegelikult alguse on saanud. Neptuunile on omane selline segaduse tekitamine ja loomulikult Neptuun on ka udu, ehk siis siit võibki tulla sõna otseses mõttes udune nägemine näiteks või ka glaukoom ja näiteks ka irdunud võrkkesta, ehk siis raskem on leida seda õiget diagnoosi. Ütleme siis niiviisi, et seda tasub siis meeles pidada ja võib-olla mitu arvamust, erinevat arvamust siis võtta, kui teil on mingeid probleeme. Ja siis läheb meil Marss läheb ka kalade märki alates 2. märtsist juba, et kuna Marss on energia, siin võib-olla ei tule see energia niimoodi voolavalt, et see tuleb kuidagi lainetena, et kalade märk ei ole selline, mis annab stabiilsust, aga siin on võib-olla pinged sellest, kui me räägime ühte, mõtleme hoopis midagi muud ja teeme hoopis veel 3. asja, et mina soovitan kindlasti rääkida otse, kohe, kui teil on mingisugune mure,
ärge venitage, sest et see lihtsalt tekitab teis sellist sisemist viha ja see ei ole kellelegi tervislik. Ja kui me räägime tervisest veel, siis kohad on seotud meil jalalabadega ja marss on seotud meil põletike ja valudega, nii et tasub omale siis võib-olla mugavamad jalanõud vaadata, et see võib olla mure, selline lihtsam asi, aga igasugused sellised jalavalud ja vigastused ja varbad loomulikult ka, et kui teil on juba nende teemadega probleeme, siis tasub ka selleks eelnevalt juba ette valmistada. Ja siis on meil Jupiter lõpetab oma retroliikumise siin 11. märts, mis on iseenesest positiivne, et kõik, mis on siis olnud nii-öelda seiskunud paigal, siis võib hakata liikuma, asjad hakkavad jällegi kuidagi liikuma, mis iganes see on see töötervise või mingid muud teemad. Kõik sõltub sellest, mida see Jupiter teie isiklikus sünnikaardis siis valitseb, millises majas ta on ja nii edasi. Et see on selline positiivne nähtus meil siin tulemas. Ja siis on meil 20. märts muidugi päikene liigub jääramärki, tuleb meil siis ka uus kevadene pööripäev, eks. Et sellest ka võib-olla räägime natukene hiljem, mitte siis praegu ja täna. Aga jällegi jääramärk, veel kord selline peapiirkond on selle märtsis siis eriti esil, et need planeedid on kõik kogunenud sinna jäärapiirkonda lihtsalt või jääramärki, et seda enam tasub siis jälgida oma neid tervisemuresid, kui teil neid peaks olema, aga muidu annab see ju rohkem võib-olla energiat. Tunneme, et kevad hakkab tulema ja päike hakkab paistma ja kõrgemalt käima ja rohkem on valgust ja et seda see jäär meile ka näitab. Jäär on alati soojuse ja sellise valguse ja energiaga seotud ju. Et selles mõttes on muidugi ka positiivseid väljendusi ja siis kuu lõpus on meil ka Saturni Pluto sekstiil, 28. märts on see siis täpne. Väga oluline tsükkel jällegi saab siin tuleb jälle selline verstapost ühes tsüklis. Me rääkisime nendest tsüklitest pikemalt oma viimases kohvijuttudes, kui ei ole veel kuulanud, kindlasti minge kuulake, saate paremini aru, mida ma sellega mõtlen. Ehk siis selle Saturn Pluto tsükkel sai alguse 2020. aasta jaanuaris, et me kõik mäletame, siis tuli meil see Covidi pandeemia ja sai midagi alguse, sest et seal oli konjunktsioon, siis nüüd on meil sekstiil samast nii-öelda sarjast. Ja sekstiil pigem ütleb, et meil on võimalik seoses siis selle pandeemiaga tekkinud probleeme, mis seal siis alguse said, sest et siis oli algus, võib-olla mingisuguseid nüansse nii-öelda parandada, me oleme nüüd targemad, teame, mida meil tegelikult vaja on need siis mingid uued seadused või tehnoloogiad või mingid muud struktuurid, et neid on siis mõistlik hakata siin juurutama ja ilmselt seda ka tehakse, et see ei ole pigem mingisugune järjekordne pandeemia, ma arvan. Pigem on selline. Sekstiil tavaliselt on selline, et meil on võimalus midagi parandada. Siin on tulemas muidugi see kvadraat, aga see tuleb veel paari aasta pärast, siis 28 aastal, et see on juba olulisem selline esimene pingekoht selles tsüklis. Just. Aga sellised siis üldjoones need seisud märtsikuus. Vaatame üle ka kuufaasid, et kuna me siin varjutuste piirkonnas praegu oleme, meil oli just ju veebruaris siis päiksevarjutus, 17. Ja nüüd 3. märtsil on tulemas siis ka totaalne või siis täielik kuuvarjutus Neitsi märgis, et Karin, mida see meile võiks siis seekord tähendada? No kõikidel ma muidugi soovitaksin
natukene mõelda ajas tagasi, et millega te alustasite 2024 aasta augustis või septembris. Et seal oli siis see alguspunkt sellele samale loole, mis meil nüüd 3. märtsil siis nii-öelda oma mingisuguse kulminatsiooni saab. Et seal on siis näha, et kuhu need tegevused on omadega jõudnud, kas me tegime õigeid asju ja nii edasi. Et kõik tuleb päevapalgele nagu see kuuvarjutus ikka, täiskuu. Kõik on näha, midagi kuskilt varjule ei jää, kõik nurgatagused valgustatakse meile ja siis me hakkame nägema, kus me oleme. Ja loomulikult see Neitsi märk, kõik, kellel on siis oma sünnikaardil isiklikke planeete, eriti seal Neitsis või ka kalades, sellepärast, et see on see vastasmärk, see on ka puudutatud. Nemad tunnetavad või teie siis tunnetate seda varjutust kindlasti rohkem kui teised, kellel ta siis ei puuduta ühtegi isiklikku planeeti, ehk siis kui teil ongi Neitsi päikene näiteks, siis tõenäoliselt midagi väga isiklikku võib siit hakata siis paistma, on see siis teie tervis või midagi muud, ega see ei pea olema halb. Aga mõte on selles, et me hakkame nägema, kus me oleme. Ja Neitsi teemad iseenesest meile kõigile on siis olulised, on see siis terviseteemad, tööteemad, igapäevaharjumused. Kui me mõtleme üleüldiselt, siis ka rahvatervis, ma ei tea, töötuse tase, need on võib-olla rohkem näha, nendest räägitakse siis rohkem, nähakse, kuhu me oleme jõudnud, mis seal tegelikult toimub, siis me saame ka paremini nii-öelda midagi ette võtta. Aga isiklikult ma soovitan siin kindlasti, kui te ei ole tegelenud oma tervise teemadega, siis minge tervisekontrolli, kui te olete seda edasi lükanud. Võib-olla vaadake üle oma harjumused, rutiinid, võib-olla on seal midagi niisugust, mis tegelikult teie tervisele ei ole kasulik. Hakake sellega tegelema. Ja kui me räägime maailma tasandist, siis võib siin tulla ka mingeid selliseid riigipiirid, sisserände teemad, on esil veega seotud probleemid, on see siis see, et meil ei ole puhast vett või mingid, taaskord siin Tallinnas on hästi palju olnud ju viimastel aegadel veeprobleeme, küll on üks asi katki ja küll on teine asi katki, et hoiatamata on olnud päris palju ju veekatkestusi, et minu soovitus endiselt, ma olen seda küll juba öelnud, aga kordan ikka veel, et tasub endale siis varuda kusagile toanurka natukene vett, puhast joogivett, et kui ei peaks vett olema, siis on hea võtta. Et siis siin võivad olla rohkem esil need veeprobleemid, loomulikult ka mingisugused meretranspordi probleemid, ookeaniga seotud probleemid, on see siis tormid või midagi muud või reostused ja siia käivad muide ka vaimse tervise mured, mis siis nõuavad nüüd lahendusi. Et selles mõttes need on võib-olla need teemad, mida me rohkem kuuleme, mis siis hakkavad nii-öelda välja paistma. Astrokartograafia ka näitab siin näiteks, et Šveits võiks tulla esile lõigepärast selle varjutusega, et kui me maakaardil seda vaatame, siis Šveits on seal esil ja seostatakse ju ka seda riiki Neitsi märgiga. Ja mis siin nagu juba toimunud on, et Šveits teatas veebruaris, et korraldavad siin suvel nüüd rahvahääletuse, kus nad soovivad teada, kas piirata siis rahvaarvu 10 miljoni inimesega, ehk siis see seab tegelikult väga olulised piirid just sisserändele sinna riiki, mis on väga sümboolne ju selles mõttes selle Neitsi kalade varjutusega, et Neitsi on piirangud ja piirid ja kalad on sisseränne, eks ole. Just, sobib väga hästi. Tulevadki need teemad nii-öelda välja, me hakkame nägema neid ja siis me saame sellega ka midagi teha. Ja nagu öeldud, et vaadake oma kaarti kindlasti, et kui seal on just need teljed esil, siis
või teie enda kaardis on neid seal isiklikke planeete või punkte, siis on see eriti oluline teie jaoks. Aga järgmine kuufaas on siis saabumas juba 19. märtsil kell 3:23 öösel ja siis on meil tulemas noor kuu, samuti siis kalades. Sama telg. No noor kuu nagu ikka, et see on see selline seemne mulda panemise aeg. See ei ole see koht, kus me hakkame nägema midagi, mis on siis täiskuu teema, eks. Et noorkuuga on see, et me alustame midagi ja tegelikult me ei tea, kas see läheb üldse käima, mis sellest saab, et seda tasub alati siis meeles pidada. Et kuna see on siis kalade märgis, siis võivad siin olla teemaks või uued algused nii-öelda kõigele, mis on seotud saladustega, sõltuvustega, aga miks mitte ka kunsti, mingisuguse kaastunde teemadega. Ja siin võib olla ka muidugi varjatud tegutsemisi, samas ka mingid saladuste välja tulemisi ja rohkem on tähelepanu siis sõltuvustele, võib-olla ka toiduprobleemidele, ilmastikuolud võivad olla pigem siis jällegi sellised tormisemad üleujutused, taaskord meretransport, sest et kalad on seotud veega, nafta, keemialekked, nii et suhteliselt sarnane tegelikult sellele, mida meile ka kuuvarjutus näitas. Et järelikult, kui mitu seisu näitab üht sama asja, siis see suur tõenäosus on, et me ikkagi peame tegelema selle vee teemaga. Ja eks siin võib olla ka uusi alguseid muusikavaldkonnas, massimeedias, ma ei tea, uued mingisugused filmid, sest et kino on kalade teema. Et selles mõttes seal on siis uued algused. Eesti kohal tuleb see noor kuu 2. maia. On tema siis aspektis Uraaniga 4. maia. Et see võib viidata mingitele muutustele, mis on seotud kodudega, kinnisvaraga, mis iganes see siis tähendab ja energiakasutus ka, sest et Uraan on meil elekter, siis kodudes olev elekter, 2. maja on meil raha. Kas siis elektri hind muutub, see on kuidagi teemaks siin Eestis. Meil on seal siis ju Saturn Neptuun ka selles 2. majas Eesti kohal ja see võib ollagi tõenäoliselt vajaduskulusid kärpida ja tegeleda nende rahaasjadega, mis on seotud meil siis kas kodu, pere ja võib-olla siis ka selle elektriga. Et kuidagi sellised seosed tulevad siit välja. On esinenud ka ootamatuid katkestusi vägagi tihti ja palju viimasel ajal, et see on ka selle ilmingu märk. Ja Uraan on tegelikult ju ka internet ja kõik, mis on IT-ga seotud, et ka neid muresid võib siin olla siis rohkem. Jah, seda enam, et meil on ka retro-Merkuur, mis ka kipub neid asju eriti veel rõhutama ja esilduma. Ja lisaks on meil ju ka päikesevarjutus, mis tuli veevalaja märki, et sellest sai küll jällegi räägitud, aga kordan veel kord, et see on ka seotud meil elektriga tegelikult ühtepidi ja ka rongidega. Et veevalaja on rongid, teatavasti meil siin juba oli mingisuguseid rongirikkeid, nii et ilmselt sinna ta läks. Jah, eks need seosed on vägagi nähtavad, jah, kui osata vaadata. Aga mis siin veel on, et muidugi jah, see sekstiil Uraaniga ja samas ka trigoon Neptuuniga on sellel noorkuul, et see soosib iseenesest sellist unistamist ja ka äkilist inspiratsiooni näiteks. Et see võib olla positiivne. Jah, alati on midagi head ja tuleb seda osata lihtsalt ära kasutada. Jah. Nii nagu kõigi nende seisude juures me alati püüame leida ka parimaid aegu, et seda enda kasuks ära nii-öelda kasutada ja enda jaoks võimalikult sillutada siis teed tulevikku, et kohe Karin ka annab meile kuu parima aja märtsikuu jaoks. Oled siis välja pakkunud 24. märts kell 19:10.
Jaa, et kellel on siin kinnisvarateemad käsil, siis võiks siin panna kinnisvarakuulutuse ülesse, ehk siis avaldada seda täpselt sellel kellaajal. Eelnevalt siis valmis tegema kuulutus ette ja siin tuleks ta siis avalikuks teha või kes otsib tööd, kes tahab vahetada tööd, tasub siin ka kandideerida siis töökohtadele, kui te otsite tööd, või teha siis endale lihtsalt reklaami, kui teil on näiteks oma ettevõtte, pakkuda oma tooteid või teenuseid ka näiteks rahvusvaheliselt, sobib siia väga hästi. No vot, selleks ajaks on ka Ritu Merkuur läbi saanud, nii et ongi paras aeg tegutsema hakata. Aga tuletan ikka meelde, et kui oled siia kogemata juhtunud meie YouTube'i kanalile, siis kindlasti telli seda kanalit, nii saad ka tulevikupostitused kindlasti kiiremini kätte ja veel parem lülita sisse ka kõik teavitused, siis tuleb ta sinna ilusti märguandena ka esile ja kui päris tellida ei taha, siis võib-olla piisab ka väikesest like'ist meie videole. Ka see aitab päris kõvasti kaasa. Teie jaoks võib-olla üks hetk, aga meile tähendab palju. Ja mis veelgi parem, nagu mainitud, siis meil on ka kogukond YouTube'i kanalil. See on nüüd siis tasuline kogukond. Meid on seal juba päris hulgi. Et olete oodatud liituma ja teie jaoks on ka täiendav sisu, nii et veelgi rohkem astroloogilist sisu. Praegu on siis seal saadaval ka märtsikuu ülevaade, mis tavaliselt jõuab ka liikmetele oluliselt varem kohale. Ja seal siis ka oluliselt rohkem informatsiooni just astroloogia poole pealt. Nii et olete oodatud liituma, seda saab siis selle liitu nupu pealt teha. Aga nüüd vaatame üle märtsi seisud igale sodiaagi märgile eraldi ja sõna taas sulle, Karin. Vaatame siis kõigepealt, mida toob märts jääradele, nagu ikka, nii jääre ascendendile kui ka jääre päikesele siis. Et kuni 20. märts liigub päikene veel kalades, mis tähendab teie jaoks, et see on pigem selline taastumise, lõpetamiste, kulisside tagused teemad on esil, on aeg pigem puhata, enda sisse vaadata, teha kokkuvõtet sellest, mida olete siis aasta jooksul saavutanud ja saate natukene siin hinge tõmmata. Seda enam, et ka Marss liigub samas sektoris alates 2. märtsist, mis on ju ka teie enda valitseja. Seega kõige parem on seda kasutada nii, et te töötate võimalikult palju üksinda. Sobivad siia ka sellised näiteks haiglates või sotsiaaltööga tegeleda või mis iganes heategevuslikud tegevused sobivad. Ärge siis ennast sundige, kui te ei tunne, et see valdkond oleks teile sobilik. Et see ei too kasu siis kellegi. Sellisel juhul töötage lihtsalt omaette. Ja seda enam, et ka noorkuu tuleb samasse sektorisse 19. märtsil siis. Ja väga hea aeg, et tehagi siis detoxit nii-öelda infomürast, võib-olla seada ka piire inimestega, kes võtavad teie energiat või tähelepanu ära, olla siis rohkem looduses ja nautida vaikust. Ja 6. märts liigub Veenus teie märki. Väga hea aeg, et sõpradega mõnusasti aega veeta, puhata, kui te seda vähegi teha saate, minge nautige ja kõige parem on siin teha võib-olla ka näiteks teistega koostööd, kuna teil on lihtsalt lihtsam siin või kergem teisi veenda ja seetõttu on hea aeg saada võib-olla ka kokkuleppeid, kui teil on seda tarvis, või siis tegeleda lepitamisega, on see siis teie enda jaoks või kellegi teise jaoks, ja kasutage siis aega, et teistega koostööd teha ja kui vaja siis leppida. Ja ka päikene on liikumas samas sektoris alates 20. märtsist, mis tähendab seda, et on alanud teie hooaeg, ehk siis palju õnne kõikidele jäära päikesemärgiga kuulajatele. On siin algamas teie uus aasta ja hea aeg vaadata ka, mida siis uus aastaring teile isiklikult toob.
Ja on see loomulikult hea aeg teistele siis mulje avaldamiseks, võib-olla ka energiatase hakkab nüüd vaikselt kasvama ja hea aeg tegeleda oma kehaga, näiteks alustada treeninguga või siis alustada näiteks ka teraapiaga, sobib hästi. 10. märts lõpetab Jupiter oma retroliikumise ja teie jaoks võib-olla siis ka pere, kodu või kinnisvara teemad hakkavad lõpuks liikuma. Ja on meil täiskuu 3. märts, mis ei ole lihtsalt täiskuu, vaid on kuu varjutus seekord, ehk siis väga eriline ja toob esile teie jaoks töö- ja terviseteemad ja võib-olla siis mingisugune kohustus võib siin lõppeda või töökohustused muutuda või siis on hoopis töökaaslaste teemad aktiivsed, ehk siis näete siin kulminatsiooni ja võimalik, et see, mis sai alguse 2024 aasta augustis või septembris, on nüüd taas teemaks ja nüüd juba näete, kuidas see küsimus on lahenenud ja selle põhjal saate siis teha võib-olla ka paremaid otsuseid. Et on ka hea aeg alustada näiteks tervislikema eluviisidega ja kui olete näiteks terviseküsimustega tegelenud siiani tulutult, siis siin võib saabuda ka vajalik info, millega siis edasi liikuda. Sünnid, kõik sünni ascendendi ja päikesemärgiga. 2. märts siseneb Marss meil kaladesse ja teie jaoks aktiveerib ta siis teie sõpruskonna ja kogukonna sektori, ehk siis panustate oma energiaid praegu väga tugevalt ka tulevikku ja soovite võib-olla töötada täna selle nimel, mida saate siis võib-olla homme alles saavutada. Et väga selline grupisuhetega seotud teemad lähevad siin käima, mis tähendab, et võib-olla suudate oma eesmärke ka kõige tõhusamalt saavutada läbi koostöös teistega. Ja väga hea aeg ka tasakaalu leida oma isiklike huvide ja teiste inimeste huvide vahel. Ja väga hea aeg ka füüsilist aktiivsust kasutada, näiteks sõpradega teha sporti. See võiks teile väga hästi siin mõjuda ja kõik muud sellised projektid, milles töötate koos mitme teise inimesega ja ka päike liigub samas sektoris kuni 20. märts, seega lisab siia sama tooni. Ja teised võib-olla lausa nõuavad siin, et ühineksite nendega ja oleksite vähem selline üksi tegutsev. Et see sektor on seotud muide ka lootuste ja soovide, ideaalide ja eesmärkidega. Ehk siis sellel ajal saate ka võib-olla teada, kas olete nende ideaalide saavutamise nimel tõhusalt töötanud. Ja lisaks tuleb siia muide ka noorkuu samasse sektorisse, mis on siis 19. märts ja mis tähendab seda, et on hea aeg alustada uut tegevust koos gruppide või sõpradega, mõelda, mis on teie eesmärgid ja panna siis esimesed sammud kirja, mida vajate selleks, et seda kõike siis saavutada. 3. märts on meil kuuvarjutus, väga oluline aeg ja see viib teie tähelepanu rohkem võib-olla kas siis lastele, puhkusele, loovatele projektidele või ka isiklike suhete peale. Võib-olla mingisugune loovprojekt, on see siis kirjutamine, kunst või mingi ettevõtmine jõuab siin haripunkti ja võite saada siis ka konkreetset tagasisidet, võib-olla ka tunnustust, võib-olla ka tasu või vastupidi, märkate, et see üldse ei kanna ja tuleb hoopis ära lõpetada. Ja ka sellised armusuhted, armukolmnurgad ja salasuhted võivad siin ka päevavalgele tulla. Ja tuleb võib-olla siis teha mingisugune otsus, mis selle suhtega edasi saab, on see siis lõpp või hakkate edasi liikuma. Igal juhul sobivad siia väga hästi puhkus, hobidega tegelemine, reisimine. Kui teil on lapsi, siis lähevad ka nemad võib-olla kuidagi olulisemaks teie elus või tegelete hoopiski oma lapsepõlve kogemusega. Muidugi võib siia tulla ka uudis rasedusest ja võib ka olla, et kui teil on lapsed, siis laps soovib lihtsalt suuremat tähelepanu. Ja 6. märts Veenus liigub Jääramärki ja teie jaoks siis võib olla see, et kutsutakse hoolitsema mõne lähedase eest, armastatu eest, kes vajab abi või siis võite sattuda mõne heategevusprojekti peale, töötate võib-olla haiglas või mõnes muus sarnases asutuses, et sobivad siia kenasti ja võib-olla on ka suhetes üldse eneseohverduse aeg, et ärge siis
langege sellisesse märtri rolli või negatiivsusesse ja ärge tekitage teistes ka sellist pidevat teadlikkust sellest, et te pühendute ennast salgavalt neile, et see võib siin unestada teie pingutusi ja tekitab siis hiljem probleeme. Ja igal juhul võib-olla hoopis leiate uue suhte ja ei taha seda veel avalikkuse ees siis näidata. Ja 20. märts läheb päike Jääramärki, ka Merkuur keerab siin otseks ennast ja teie jaoks algab pigem selline lõpetamiste aeg, puhastumise aeg. Tegelete oma alateadvusega, avastate iseendas midagi, millest te veel teadlik võib-olla ei ole ja võib-olla püüate ka mõista, kuidas siis teie tegevused mõjutavad teisi inimesi, et lubage endale siis natukene puhkust ja enesesse vaatamist, võib-olla viibige rohkem looduses ja taastuge. Ja 30. märts Veenus siseneb teie enda märki ja mis on siis väga positiivne, võite siin siis tegeleda jällegi rohkem kas siis partnerlussuhetega või leiate hoopis kompromissi, igal juhul ilmselt väldite rohkem konflikte, aga olete võib-olla sotsiaalselt hästi meeldiv, jätate head muljet, tasub seda siis ära kasutada, kui teil seda peaks vaja minema ja võib-olla hoopis tegelete inimestevaheliste tülide lahendamisega. Väga hea aeg ka sõpradega siis lõbusalt aega veeta, võib-olla puhkusele minna või teha midagi niisugust, mida te naudite. Kaksikute ascendendi ja päikesega. 2. märtsil Marss siseneb meil Kalade märki ja teie jaoks võiks olla see väga ambitsioonikas aeg. Samastute võib-olla mingisuguste projektidega. Kui seda teete, siis panustate sinna ka hästi palju energiat ja tahate ka muidugi tulemust näha. Ja eriti oluline on praegu leida selline iseseisev projekt, mis nõuab isiklikku initsiatiivi ja pingutust ja tuleb siis püüda saavutada autoriteeti enda töös ja praegu võib-olla ei ole te eriti tolerantne teiste inimeste suhtes, eelistate olla iseenda peremees, aga teie energia avaldab teistele muljet, seega olge siis koostööaldis nendega, kes võivad teid karjääris ka edasi aidata. Ja töökaaslaste seas võib olla muidugi hõõrdumisi, kui keegi tunneb ennast teie edasipüüdlikkusest kuidagi ohustatuna. Ehk siis minimeerige tülisid, kui asi pole päriselt oluline. Lisaks on ka päike samas sektoris kuni 20. märts. Seega endiselt tegelete väga palju siin karjääri ja maine ja ühiskondlike rollidega ja võib-olla ei peagi te olema erakordselt tugev ega kompetentne, et teid märgataks, et see tuleb kuidagi loomulikult teie jaoks siin praegu. Aga peaksite olema aus oma tegelike võimete suhtes ja ka noorkuu tuleb samasse sektorisse 19. märtsil. Ehk siis on aeg mõelda uutele karjäärivõimalustele või projektidele, pange siin siis idee idanema ja vaadake, kuhu see teid siis välja viib. Ärge veel lõplikke otsuseid tehke, aga uurige oma võimalusi ja küsige infot ka teistelt. Ja tegelikult puudutab ka täiskuu sedasama teemat, mis tuleb meil 3. märtsil, on siis kuu varjutus seekord, väga oluline, tuleb küll teie kodu, pere ja juurte kinnisvarasektorisse, aga see puudutab ka teie karjääri. Ehk siis kodu poole pealt võib siin olla näiteks kolimist, remontimist, koduoste, müüke, üldse sellised elukorralduse muutuseid või hoopiski lapsepõlve kodu teemad. Näiteks teie vanemad hoopis müüvad oma kinnisvara ja kuna see puudutab siis ka karjääri, siis see kodune, mis toimub kodus, see võib mõjutada teie karjäärisuunda või siis töö hoopiski sunnib teid tegema koduseid muudatusi ja võite ka tajuda, et olete sunnitud hoopis oma perelt abi küsima või ise olema siis kellelegi toeks perekonnas. Ja võiks mõelda tegelikult tagasi, mis sai alguse teie elus augustis või septembris 2024 aastal. Nüüd näete siis selle tegevuse kulminatsiooni. Ja 6. märts liigub Veenus Jääramärki. Teie jaoks aktiveerib siis sõprade, gruppide, projektide ja võrgustike valdkonna, mis võib tähendada seda, et inimesed, kes on pikalt olnud teie sõbrad, veedate siis nendega rohkem aega
või nemad toovad teie ellu uusi kogemusi, millest siis mõned võivad teid ka muidugi proovile panna ja võivad avada ka uusi vaatenurki ja on võimalik, et teie sõbrad satuvad ka olukordades, kus nad vajavad teie abi ja aitate neid siis heal meelel. Ja see on väga hea aeg ka grupitegevusteks igal kujul, olgu selleks siis sport, kunstiüritused, seltskonna kogunemised ja kui olete ettevõtja, siis võib olla uute klientide leidmine ka siin nii intensiivsem kui ka edukam. Ja ka Väike liigub samas sektoris alates 20. märtsist, seega need sõprade ja muud sellised suhted on teile väga olulised ja uurite võib-olla ka, millist rolli need teie elus mängivad ja milline on teie suhtlusviis teistega ja kui hästi täidate siis üksteise vajadusi. 10. märts Jupiter pöörab ennast otseks ja teie jaoks võivad siis sissetulekute mured hakata lahenema. Leiate võimalusi, kuidas oma vara kasvatada näiteks, ärge siis ainult liialdage rahalistes tegevustes. Ja 30. märtsist Veenus läheb meil sõnnimärki ja teie jaoks tähendab see seda, et te võite sattuda näiteks olukorda, kus tuleb oma armastatu eest hoolitseda, kes vajab abi, või tekib selline suhe, mida te avalikkuse ette ei soovi viia, aga sobib siia ka näiteks reis eksootilisse kohta või vähemasti siis spa-külastus. Vähid, vähiascendendi ja päikesega. 2. märtsil Marss siseneb meil kalade märki ja teie jaoks on see aeg, kus te teete tavalisest rohkem intellektuaalset või loomingulist tööd ja tahate teistele edastada oma kogemusi, oma maailmavaadet ja kaitsete võib-olla oma ideid ja põhimõtteid siin ka jõulisemalt. On see ka kasulik, kui peate kedagi veenma, õpetama või oma mõtet nii-öelda maha müüma. Oht on aga selles, et kui te hakkate oma uskumisi teistele liigselt peale suruma, siis see võib tekitada probleeme. Ärge siis sammastage oma ego oma ideedega, kui keegi kritiseerib teie mõtet, siis ta ei kritiseeri sellega teid kui inimest. Parem suunake energia teadmiste laiendamisele, ehk siis õppige, lugege, reisige, kogege kogemusi ja reisimine võib olla väga rahuldust pakkuv, kuid meil on siin ka Merkuur retroliikumises, seega ärge sõitke siis päris uude piirkonda ja kindlasti võtke endale ka kindlustus. Ja lisaks on ka Päike samas sektoris kuni 20. märts, seega ilmselgelt on see märtsi esimene pool siis silmaringi laiendamiseks, reisimiseks ja võib-olla saate midagi uut õppida seal reisil. Ja võib tuua muidugi ka seaduste või mingite paberite reeglitega seotud teemasid, ehk siis kontrollige, et kõik dokumendid vastavad nõuetele ja järgige kindlasti seaduseid. 3. märtsil on meil kuuvarjutus, mis on väga oluline aeg ja see ütleb ka, et tuleb tegeleda võib-olla tähtsate dokumentidega, projektidega, tähtaegadega, on see siis mingisugune eksam, diplomitöö, lõputöö, aruandlus, reklaamikampaania, võib olla vajadus uuendada oma tehnikat, osta siis uus arvuti või telefon või hoopiski peate rääkima keerulistest teemadest väga otse. Ja oluliseks muutub see, kuidas te oma infot jagate ja võib-olla peate olema siis siin selgem või täpsem ja võib-olla ka aeg, kus pere sees räägitakse lõpuks välja midagi, mis on aastaid olnud ainult nii-öelda vihjete tasemel, näiteks suhted vanematega, on need pärimisteemad või mõni muu võib-olla perekonnasaladus, mis mõjutab teie kõigi maailmavaadet. Igapäevase liikumise muster võib ka muutuda ja võite ka tegeleda näiteks lihtsalt kursuste õpingutega, kas te lõpetate, astute sisse kuhugi kooli või katkestate või vahetate lihtsalt eriala, ka need on siin teemaks. Loomulikult välismaa reisimine, elamine teises riigis, kool näiteks välismaal või siis hoopiski otsus just koju naasta välismaalt. Immigratsiooni ja tolli küsimused samuti võivad olla siin esil. On see siis viisa või midagi muud ja võib olla ka rohkem muidugi probleeme tolliga, kui te näiteks reisite. 6. märts Veenus läheb meil jääramärki ja teie jaoks siis võib-olla
teeb teie tööelu lihtsamaks, õiged inimesed suhtuvad teisse soosivalt, koostöö sujub paremini, teie maine saab soodsat tähelepanu, võib-olla ka armumine tööl või keegi, kes on siis vanem või siis lihtsalt positsiooniga isik. Keegi, kes on võib-olla samal ajal nii põnev kui ka kasulik, olge siis ettevaatlik, et te seda valedel motiividel seda suhet ei arendaks, eriti kui keegi püüab suhet kasutada siin siis oma positsiooni parendamiseks. Ja hästi sobivad siia igasugused esitlused, näiteks portfoolio täiendus, brändi loomine, disaini avalikustamine, üldse avalikud suhted, kõik, mis teeb siis teie tööd atraktiivsemaks, sobib siia. Ja tervise poole pealt võib-olla tõstab teie magusaisu või tahate rohkem rasvast süüa, ärge siis liialdage nende asjadega, aga muudel juhtudel võiks siin tervis hoopiski pareneda. Ja 10. märts Jupiter liigub meil otseks ja teie jaoks siis toob võib-olla rohkem enesekindlust tagasi, mingid plaanid, mida te olete viimased kuud lihtsalt mõlgutanud, hakkavad lõpuks päriselt liikuma. Ja meil on 19. märts ka noor kuu, mis samuti on seotud siis sama sektoriga, mis on siis reisimine, õppimine, õpetamine, maailmapildi laiendamine, nii et sinna läheb palju rõhku. Ja 20. märts liigub päikene meil jääramärki ja ka ütleb, et tegelete palju võib-olla edu, karjääri, nähtavusega ja teid võidakse kutsuda üle võtma mõnda ülesannet või projekti, et seda juhtida. Arvestage siis, et vastutus on siin sama suur kui ka võimalus. Ja 30. märts Veenus siseneb sünnimärki ja võib-olla rohkem hakata tegema siin koostööd teistega, on parem või lihtsam leida ka näiteks kliente või lihtsalt leiate uusi sõpru, kutsutakse teid rohkem sotsiaalsetele üritustele. Lõvi ascendendi ja päikesega. Kuni 20. märts päikene liigub meil kalades ja teie jaoks võib-olla tegelete siis ühisraha või jagatud vara teemadega, mingi selline vara või raha, mida te siis teistega jagate, on see siis partner, on ettevõte, maksud, laenud, kindlustused, pärandused, eelarved, need võivad olla siin rohkem siis teemaks. 2. märts siseneb ka Marss samasse sektorisse, ehk siis läheb veel aktiivsemaks ja võib-olla toimub siin selliseid sündmuseid, mis sunnib teid tegelema rohkem selle teemaga, võib tulla ka näiteks läbi konflikti või läbi mõne inimese, kelle mõju on teile tugev ja peate siis tegelema mingite ühisvara teemadega, võib-olla ka vaidlustega, mis ei pruugi olla lihtsalt mingite suurte summade pärast, vaid hoopiski sellepärast, et näete seda raha tähendust erinevalt selle inimesega ja võib teha teid ka kärsitumaks või siis ka riskialtimaks. Nii et olge siis ettevaatlik, ärge tehke liiga kiirustades mõtlematuid otsuseid, näiteks ka pangalaenu võtmisel. Et kõigepealt mõelge läbi ja siis alles tegutsege. Ja tuleb ka 3. märts meil kuu varjutus teie jaoks raha sektorisse, seda siis küll teie isiklik vara, võib-olla hakkate rohkem nägema oma sissetulekute olukorda, oma vara olukorda ja tegelikult puudutab see täiskuuga samamoodi siis teiste inimeste vara, ehk siis jällegi partneri sissetulekud, pangad, maksud, laenud, kindlustused, pärandused võivad olla vägagi teemaks, et kas siis hakkate nägema, et sissetulek ei kata enam kohustusi ja peate midagi muutma või siis tuleb hoopiski väga hea pakkumine, mis tõstab teie tasu, aga samal ajal toob kaasa ka rohkem siis näiteks makse või lepinguid või kohustusi või müüte hoopiski vara, mis on ühisvara või peate seda hoopiski jagama. Kõik sellised teemad on üleval, võiks mõelda tagasi aega august-september 2024, mis siis alguse sai, siin võite näha siis seda tulemust. Ja 6. märts liigub Veenuse äramärki, teie jaoks võib olla hea aeg näiteks minna näitusele, kontserdile,
ühesõnaga sellised kultuuriüritused, reisid sobivad siia kenasti ja võib-olla hoopiski armute, kui te olete vallaline kellegiga, kes on teisest kultuurist või teistsuguse maailmapildiga. Ja noor kuu samuti puudutab siis teie ühisvara sektorit, ehk siis saate seal ka vajadusel millegi uuega alustada. Ja 20. märts läheb meil siis päikene jääramärki ja ka pigem siis aitab laiendada maailmavaadet, on rohkem õppimist või reisimist ja pigem selline tulevikku suunatud aeg ja väga hästi sobib ka näiteks kooli astumiseks või ka eksamite tegemiseks või siis lihtsalt peate tegelema ka näiteks seaduste reeglitega, et mingid sellised juriidilised detailid võivad siin ka teemaks tulla. Neitsi, ascendendi ja päikesega. 2. märts liigub Marss meil kaladesse ja teie jaoks see puudutab teie partnerlussuhteid. On see siis isiklik partnerlussuhe, äripartnerlus, kliendisuhted, kõik sellised üks-ühele suhted muutuvad intensiivsemaks ja võib olla väga loominguline, kui olete siis teadlikult seda aega ära kasutanud. See Marss tahab siin tegelikult kokkuleppeid ja see tähendab seda, et võib-olla ei ole mõistlik siin teistega tülitseda, vaid saavutada siis selline kuldne kesktee ja tuleks siis oma seisukohti siin selgitada ja teist poolt ka ära kuulata. Ja liigub meil ka kuni 20. märts tegelikult päikene samas sektoris, mis tähendab seda, et need partnerlussuhted on miskil põhjusel väga-väga olulised ja pigem sobib siia väga hästi koostöö teistega. Ja kui teil on vaja näiteks terapeuti, arsti, juristi, siis kindlasti on see selline aeg, kus tasub nende arvamust küsida ja abi küsida. Kindlasti saate sealt siis ka vajaliku info. Ja meil on kuuvarjutus 3. märtsil ja teie puhul jällegi toob esile sarnased teemad, kõik, mis puudutab teid ja teie partnereid või teisi inimesi, seal hakkate nägema, kus te olete, kellega te olete, millises seisus on teie partnerlussuhted, võivad siin kas alata või ka lõppeda näiteks mingisugused suhted, on see siis juriidilised protsessid, olen näinud ka näiteks kihlumisi, kooselu alguseid, abieluplaane või hoopiski lõpetatakse mõni partnerlussuhe. Igal juhul näete te, kus te siis asute oma suhetes ja saate siis vastavalt sellele teha ka oma otsuseid ja siin võib olla tegemist ka sellega, et fookuses on hoopiski teie füüsiline keha, teie välimus, teie tervis, võib-olla käivitab mingeid suuremaid muudatusi tervises või keha eest hoolitsemises. Leiate näiteks uue treeningu ja hakkate oma elustiili muutma, kõik see sobib siia suurepäraselt. 6. märts liigub ka Veenus jääramärki ja puudutab see teie partneri sissetulekuid, võib-olla üldse teiste inimeste raha, on see siis pank või muu finantsasutus. Kui teil on vaja näiteks mõnda toetust, laenu või rahalist kokkulepet, siis pigem see transiit aitab teil selle saavutada, kui te läbi räägite. Ja kui teil on vaja näiteks pangalaenu, siis ma usun, et pigem Veenus aitab teid siin, aga käivitage siis protsess ikkagi peale 20. märtsi, kui te soovite laenu, et siis ei ole meil enam Merkuur retros ja alates 20. märtsist liigub samas sektoris ka päikene, seega annab siin sellist energiat juurde ja sobib väga hästi siis laenu küsimiseks, näiteks kui seda on vaja või hoopiski tegelete ühisvara muutmisega, on see siis ost või müük, need asjad ka sobivad siia hästi.
ja 10. märts Jupiter läheb meil retrost välja ja teie jaoks võib-olla hakkavad liikuma kõik need teemad, mis on seotud kogukonnaga, projektidega, sõpradega, ühesõnaga selline grupitöö hakkab jällegi liikuma, tuleb rohkem kutseid ja kontakte inimestelt, kes saavad teid võib-olla ka aidata. Ja noorkuu samuti, 19. märts tuleb siis teie partnerlussuhete valdkonda, ehk siis sealt võib alata mingisugused uued koostööd, uued inimesed, uued kokkulepped, see kõik on siin teemaks. Ja 30. märts Veenus läheb meil Sõnnimärki ja teie jaoks võib olla väga hea aeg näiteks reisida, kuhugi kooli astuda, alustada mingeid kursuseid või laiendada lihtsalt oma maailmavaadet ja tutvuda ka inimestega, kes on teisest kultuurist, sobib hästi, ja ka raha teenimine välismaalt sobib siia kenasti sellisel juhul. Kaalude ascendendi ja päikesega. 2. märts liigub Marss meil kalade märki ja teie jaoks siis sellisesse sektorisse, mis puudutab teie tööd. Ja võib-olla te tunnete, et ei taha kellegi teise heaks siin töötada, tahate oma saavutuste eest mingit tunnustust saada ja võib-olla ka väga samastute sellega, mida te teete. Ja võib see viia muidugi ka konfliktideni siis oma olemustega või ka töökaaslastega. Isegi kui te olete oma tööandja, võib tekkida siin raskuseid, kui teie heaks töötavad näiteks inimesed ja nemad tunnevad, et ei anna neile piisavalt tunnustust. Parim oleks siin töötada iseseisvalt ja võib siin viidata ka muide terviseprobleemidele, ala infektsioonid, palavikud või ka õnnetused. Ehk siis vältige neid olukordi, mis ei ole teie tervisele head. Eelkõige ärge hoidke oma frustratsiooni enda sees, sest et see võib olla siin haiguse juurpõhjuseks. Ja ka päikene on samas sektoris kuni 20. märts. Ja viitab samuti sellele, et võite olla väga rahul, kui te teete oma tööd hästi, sest et see tähendab teile praegu rohkem kui tavaliselt ja ei saa unustada, et ka see asetus viitab sellele, et tegelete tervisega. Mitte, et teie füüsiline tervis peaks olema siin halvem, aga kui kaldute rohkem vaatama, võib-olla kaldute rohkem siis lihtsalt vaatama ka oma keha ja nägema, kuidas seda toimimist saab siin parandada, võite olla ka ebatavaliselt huvitatud lihtsalt hügieenist või tervisest või toitumisest ja see võib olla vägagi kasulik. Ja see võib olla ka selline aeg, kus tuleb tegeleda näiteks üürilistega, kui teil neid on. Seda enam, et 3. märts on meil ka kuuvarjutus, mis toob esile samad teemad, ehk siis võite siin lõpetada näiteks mingisuguse kurnava tsükli, on see siis mõni halb tööharjumus, kohustus, rutiin, võtate näiteks lõpuks pausi, mida olete väga kaua edasi lükanud ja kui teil on olnud tunne, et keha on pidevalt pinge all, siis varjutus paneb teid oma kehaga kindlasti ka tegelema, ehk siis puhake, laske lahti, lõpetage. Ja enamasti tähendab see, et teie sellised varjatud mustrid hakkavad otseses mõttes mõjutama teie tervist, igapäevaelu ja ka teie töövõimet. See võib tuua ka depressiooni või hoopiski isolatsiooni lõppu, tulete välja nii-öelda või otsite siis ravi ja võib-olla saate lihtsalt siis ka ravimid või mingisuguse muu toe, mida te pole siiani leidnud või vastupidi, tõmbute ajutiselt tagasi, võtate puhkuse, on see haigusleht või hoopiski lähete retriidile, teraapiasse, olete rohkem üksinda ja ka varjatud suhted. Sellised kulisside tagused tegevused võivad siin tulla avalikkuse ette, sellega tuleb siis olla ettevaatlik ja võib-olla siis ka läbi selle, kellega te kohtute, tulevad nüüd avalikkuse ette läbi meedia, läbi töökoha või siis hoopiski läbi poliitika. Ja 6. märts Veenus läheb meil Järemärki, teie jaoks läheb siis partnerlussuhete sektorisse ja kui teil on kellegagi elus konflikti, soovite temaga rahu sõlmida,
siis tegelikult on see parim aeg, et seda teha. Isegi need inimesed, kes tavaliselt on teie suhtes kuidagi vaenulikumad, on rohkem siis altimad teiega koostööd tegema ja annab siis soosingu ka näiteks kohtus, juriidilistes teemades. Kui teil on seda vaja, on see siis näiteks võimalus hoopiski kohtuväliseks kokkuleppeks siin. Ja lisaks liigub ka päikene 20. märts siia sektorisse, ehk siis väga hea aeg pöörduda oma mure puhul näiteks kellegi poole, kes on selle ala spetsialist, olgu selleks siis terapeut, arst, jurist, keda iganes te vajate. Kindlasti saate abi. Ja 10. märts pöörab meil Jupiter ka retrograadsist liikumisest välja ja teie jaoks võib hakata siin siis paremini liikuma kõik, mis puudutab teie karjääri, kõik, mis on jäänud nii-öelda seisma. Need võimalused tulevad teie ellu tagasi ja saate hakata karjääri või oma ettevõtlust näiteks paremini arendama. Ja noorkuu 19. märts tuleb ka teie töö ja tervise valdkonda, ehk siis veel kord, võib-olla on vaja siis töögraafikut ümber teha, vaadata üle, kuidas te siis töötate, mis on teie töötamise viisid või hoopiski leiate uue terapeudi, kes saab teid aidata teie tervise mures, kui teil seda on. Ja 30. märts Veenus liigub sünnimärki ja teie jaoks algab aeg, kus paremini liiguvad kõik need teemad, mis on seotud ühiste varadega, teiste inimeste varadega, on selleks siis laenu soov, investeeringud, need asjad liiguvad nüüd pigem paremas suunas. Ja Skorpioni ascendendi ja päikesega 2. märtsil Marss siseneb meil kalade märki ja teie jaoks tähendab see seda, et olete tavalisest konkurentsivõimelisem. Sport sobib siia väga hästi just väljendamiseks ja tegelikult mis tahes siis sporditegevus on siin sobilik. Võib-olla ei ole see küll selline kõige parem meeskonna mängimise aeg, aga sport iseenesest sobib. Ja armusuhetes ilmselt teate, mida tahate ja püüate seda kõike siis ka saavutada. Ja päike liigub samuti samas sektoris kuni 20. märts ja ka noorkuu tuleb samasse sektorisse, nii et väga tugevalt on see sama sektor siin siis esindatud. Võite olla ka lastega väga seotud sellel ajal. See ei tähenda, et teil on nendega probleeme. See tähendab seda, et teie selline võib-olla seotus on suurem. Kui teil on endal lapsi, siis on väga hea aeg uurida oma suhet nendega. Võiksite veeta siin oma lastega koos lõbusasti aega ja noorkuu annab siis 19. märtsist alates ka võimaluse alustada midagi päris uut, on see siis uus hobi või hoopiski uus romantiline suhe, kui te otsite seda, või siis ka uus loominguline väljendus. Need on siin kõik siis soositud. Ja 3. märts on meil kuu varjutus. Teie puhul toob esile kõik, mis on seotud grupiprojektidega. Need jõuavad võib-olla pöördepunkti või siis panete paika, milline on teie roll selles seltskonnas päriselt, kus te viibite ja sunnib vaatama ka otsa oma tulevikuplaanidele, millised on siis päriselt elujõulised plaanid ja millised mitte ja võib tuua siin teemaks ka just kasulapsed, võib-olla ka täiskasvanud lapsed ja nende partnerid, nendega seotud teemad teie elus ja võib-olla ka lahkumist mõnest ühendusest või ka töökohast või siis uue poliitilise või kogukondliku rolli võtmist võib siin olla, võib ka olla sõpruse lõppu, kui teie väärtused omavahel enam ei sobi. Ja 6. märts Veenus liigub meil jääramärki. Partnerlussuhe võib hakata kasvama sellest, et teete koos argiseid asju või tekib teil suhe kellegagi, keda kohtate tööl või läbi rutiinide või hoopis trennis. Igal juhul, kui te soovite oma suhet parandada,
siis on nüüd aeg teha koos näiteks trenni, koos kokata ja muid selliseid igapäevaseid tegevusi. Seda enam, et ka päikene liigub kuni 20. märts, alates 20. märtsist siis samasse sektorisse, ehk siis suur rõhk läheb siin tervisega võib-olla tegelemisele, teiste inimeste teenimisele, töögraafik võib siin muutuda või hakata tegema tööd siis mingil teisel viisil või siis saate lihtsalt uued töökohustused ja hea aeg oma tervise eest hoolitseda ja võib-olla ka toitumist muuta siin tervislikumaks. 10. märts Jupiter läheb meil otseks ja hakkavad liikuma kõik need teemad, mis olid siiani toppama jäänud, mis on seotud õpikutega, reisimisega, välismaaga ja saate nüüd siis nendega edasi liikuda või siis ka juriidilised tegevused. 30. märts Veenus läheb meil sõnnimärki ja teie jaoks võib olla siis hea aeg partnerlussuhetes, on see siis mingi kokkulepe, mille te siin lihtsamini saavutate, igal juhul kõik sellised üks-ühele suhted võiksid siin muutuda paremaks. Hamburi ascendendi ja päikesega. Päike liigub meil kalades kuni 20. märts ja teie jaoks on hästi aktiivne kodu, pereteemad, võib-olla hea aeg psühholoogiliseks eneseanalüüsiks, võib-olla ka professionaalse nõustaja abiga siis seda teha, uurida näiteks oma mineviku rolli oma praeguses elus, võib ka selguda, et minevik on näiteks loonud mingisuguseid käitumismustreid, mis on teie praegusele elule siis täiesti sobimatud ja on teie pingekohaks. Ja lisaks on siin 2. märtsist alates ka Marss samas sektoris, ehk siis viitab sellele, et teete võib-olla suuri pingutusi, et teie ümbrus oleks täpselt selline, nagu te ise soovite ja saaksite siis võib-olla ka ise suure osa sellest tehtud, aga kui keegi teie kodus sellega näiteks ei nõustu, siis võivad ka probleemid tekkida, ehk siis kodused tülid võivad olla siin teemaks. Ja kui teie nii-öelda teete pingutusi kokkuleppimiseks teistega, kellega te koos siis elate, siis pigem sujuvad asjad paremini, nii et püüdke seda siis teha ja noor kuu, mis tuleb meil 19. märtsil, samuti samas sektoris teie jaoks, eks siis annab võib-olla uue plaani elukorralduses, uued reeglid perekonnas, mõtted kolimisele, remondile. Need saavad siin alguse, igal juhul väga suur rõhk on kodustel teemadel, on see siis elukoha vahetus, remont, renoveerimine, üldse muutused perekonnas või siis on see hoopiski näiteks seotud lahutustega, surmadega, muude selliste lahkuminekutega. Igal juhul väga suured muutused, mis on seotud perega, on siin esil ja loomulikult võivad olla ka suhted vanematega teemaks. Kui olete olnud neist mingil põhjusel näiteks liiga sõltuv, siis võite tunda siin vajadust sellest lahti lasta. Ja teie ja vanemate vahel võib ka siin tekkida mingisugune tüli, eriti siis, kui nad üritavad teid kohelda ikka veel, nagu te oleksite laps ja tegelikult 3. märts tuleb meil ka kuuvarjutus, mis on seotud samade teemadega, et see on küll läbi võib-olla töö või karjääri, mingi positsiooni, ameti, ettevõtmise teema, mis saab siin oma kulminatsiooni, aga ka see perekondlik või kodune teema tuleb äkki näiteks avalikkuse ette, hakkab kuidagi dikteerima teie karjäärivalikuid ja te ei saa kuidagi hoida enam eraldi oma eraelu ja oma karjääri. Ja võib ka näidata seda, et kodus karjääris on suuremad muutused ja võite tulla ka näiteks vägagi avalikuks, ehk siis kui te soovite ennast nähtavaks näiteks teha, siis siin on selleks küll väga head võimalused ja seda enam, et ka Veenus 6. märts liigub meil Jäära märki ja soosib enda esitlemist, laval olemist teie jaoks, oma annete kasutamist ja lisaks on siin ka hea aeg tegeleda hobidega, lastega. Kui olete vallaline, siis võite siin leida uue armastuse
aga kui te soovitegi tegeleda kinnisvara teemadega, tahate kinnisvara müüa, millele siis muud asetused siin ka viitasid, siis siin Veenus kindlasti soosib siis seda müügitehingut ja lisaks ka päikene liigub samas sektoris alates 20. märtsist, mis võib anda soovi näiteks välja minna ja hästi aega veeta ja ei ole ju põhjust, et mitte seda teha, eeldusel muidugi, et oma kohustusi päris ei unusta. Ja võite olla ka lastega väga seotud sellel ajal. See ei tähenda, et teil on nendega probleeme, pigem see, et on väga hea aeg nendega vajadusel ka suhteid parandada ja nendega koos midagi toredat ette võtta. Ja 10. märts Jupiter liigub meil retrost välja ja kõik tegevused, mis on olnud pausil nii-öelda, mis puudutavad näiteks jagatud raha, ressursse, ühisvara, need hakkavad siin liikuma. Ja 30. märts Veenus läheb meil sünnimärki ja teie jaoks muutuvad meeldivamaks võib-olla tööalased suhted, töökeskkond, igal juhul saate võib-olla paremini läbi siis oma töökaaslastega. Koljukitse ascendendi ja päikesega. 2. märts Marss liigub meil kaladesse ja teie jaoks läheb väga aktiivseks suhtlemise valdkond, samastute võib-olla praegu väga tugevalt oma ideede ja arvamustega, võib-olla kaldute üsna vaidlushimuline olema. Kui keegi teiega ei nõustu, tundub see selline isikliku solvanguna. Vahetu naabruskond, sugulased või need inimesed, kellega igapäevaselt kokku puutute, on siin siis see valdkond, kuhu oma energiat panustate. Ehk siis võite nende inimestega koos siis ka elus midagi saavutada. Lisaks on samas sektoris päikene kuni 20. märts ja annab seda, et selline selge suhtlemine peaks olema sellel perioodil üks põhieesmärke. On rohkem tegevust, rohkem liikumist ja ka võib-olla rahutuse tunnet, mida saab leevendada ainult välja minnes ja midagi uut ja põnevat tehes. Võite hakata õppima ka midagi uut, millega ei ole te siis varem kokku puutunud või siis teha rohkem näiteks lühireise ja lisaks tuleb siia ka noorkuu 19. märtsil, nii et selline uued ideed, uued projektid, sobib alustada kõikvõimalikke sotsiaalseid suhtluskanaleid, siis on see mõni siis podcast või hoopis raamatu kirjutamine või päeviku kirjutamine. Need kõik sobivad siia ja võib-olla ka vajadus tegeleda sõidukitega. Ja lisaks on ka 3. märts meil kuuvarjutus, mis tegelikult ka aktiveerib sama piirkonna, sama valdkonna ja sunnib teid tegelema võib-olla lepingute, dokumentide, eksamitega, igapäevase suhtluse ja logistika teemadega, võib tuua ka reisi või hoopiski kolimise otsuse, aga ka näiteks viisateemad, lepingud seoses välisriigiga võivad olla aktiivsed, toob igal juhul nähtavale kõik, mis on olnud varjul, mis siis neid valdkondi puudutab ja kui olete seotud mõne juriidilise protsessiga, siis ka seal on oodata kulminatsiooni ja infot, mida siiani ei teadnud. Ja 6. märts Veenus liigub meil jääramärki ja teiega puudutab see siis suhteid vanematega. Kui nad on eriti teie lähedal, siis need võiksid olla teil omavahel head. Üldiselt on see hea aeg üldse, mis puudutab teie pereelu, kodu kaunistamine võib olla teemaks, tahate, et teie kodu oleks elegantne, oleks rõõmsameelne ja olete ka võib-olla teistega rohkem arvestav oma pereliikmetega ja tasakaalukas ja ka teie kodu kaunistamise jõupingutused peaksid olema siin edukad. Lisaks on ka päikene samas sektoris 20. märtsist, siis päikene meil jääramärgis, ehk siis sellised suuremad koduga seotud muutused võivad aset siin leida, võib-olla ka kolimine või kinnisvara müük või ost ja sobilik aeg on ka siin emotsioonidega tegeleda ja võib-olla ka minevikuga tegeleda. 10. märts Jupiter keerab ennast retrost välja ja teie jaoks hakkavad liikuma pausil olnud partnerluse teemad, on see siis mõni isiklik suhe, koostöö, igal juhul need teemad saavad nüüd edasi liikuda.
ja 30. märts Venus läheb meil sõnnimärki ja teie jaoks aktiveerib siis valdkonna, mis tähendab, et on hea aeg tegeleda hobidega, olla nähtav, esitleda oma andeid, tegeleda laste või noortega ja kui olete siis kinnisvaratehingu teemadega tegelenud, siis võib tuua siin ka kinnisvara ostja. Veevala ja ascendendi ja päikesega. 2. märts Marss siseneb kaladesse ja aktiveerib teie jaoks teie sissetulekute sektori. Ehk siis teie soov oma vara omada ja on siis sellel ajal väga tugev ja võite kalduda pigem tegema ka mõtlematuid või impulsiivseid oste, sellepärast lihtsalt, et tunnete, et peate selle asja siis saama ja teete seda pigem oma siis ego rahuldamiseks, mitte sellepärast, et te seda võib-olla vajaksite. Ja tihtipeale on see asetus siis seotud kulutamisega. Psühholoogilisel tasandil võite sattuda ka vaidlustesse väärtuste üle, pigem kas mingi väärtus on siis oluline või mitte ja olete valmis kasutama oma vara vajaliku töö tegemiseks, kasutada ka seda aega siis pigem hoopiski sissetuleku leidmiseks ja võib-olla eneseväärtuse kasvatamiseks. Ärge siis väärtustage ennast läbi asjade. Lisaks on samas sektoris ka päikene kuni 20. märts ja peaksite siis uurima sellel ajal oma suhet oma eluressurssidega, kas need teenivad siis teie vajadusi või teenite teie nende huve. Kui aga otsite paremat tööd ja sissetulekut, siis võite selle siin ka leida, sest et ka noorkuu 19. märtsil tuleb samasse sektorisse, mis viitab sellele, et saate alustada siis selles valdkonnas millegi uuega. Ja ka kuuvarjutus, mis tuleb meil 3. märtsil, puudutab sama sektorit ja hakkate siis nägema, mis olukorras te olete oma sissetulekute ja väljaminekute valdkonnas ja see asetus toob siis nähtavale kõik, mis on seotud näiteks maksude, laenude, päranduse või ka kindlustusega, aga ka partneri sissetulekutega. Samas võite siin saada ka näiteks toetuse või laenu taotluse vastuse. Asetus võib tuua muide ka tervisega tegelemise vajaduse ja võib viidata siin ka mingisugustele lõppudele ja ka hea aeg minna ka teraapiasse, et oma vanade hirmude või muude psühholoogiliste probleemidega tegeleda. Ja 6. märts Venus liigub meil Jääramärki ja teie jaoks siit alates läheb tähelepanu sellisele vahetule ümbrusele ja suurendab teie suhtlust sõprade, naabrite, sugulaste, äripartneritega, inimestega, kellega puutute siis igapäevaselt ka kokku. Võite kaunistada oma naabruskonda või tuua sellist kunstilist tegevust oma keskkonda. Ja ka päikene liigub samas sektoris alates 20. märtsist. Ehk siis siit alates võite alustada tegevustega, mis on seotud siis suhtlemisega, lepingutega, saate võib-olla infot, mida vajate, aga ka suhtlusvahendid võivad olla teemaks ja ka liiklusvahendid. Ja 10. märts Jupiter keerab ennast retrost välja, mis tähendab, et kui mingisugused tegevused on olnud veninud eelmise aasta lõpust, hakkavad nad siis kenasti siin liikuma, mis puudutavad teie tööd või tervist. Ja 30. märts Venus liigub meil sõnnimärki ja teie jaoks siit alates siis võib-olla tahate rohkem tegeleda kodu kaunistamisega või siis pereliikmete suhete parandamisega tegelete. Kalade ascendendi ja päikesega. Kuni 20. märts on päikene teie märgis ja mina soovin omalt poolt palju õnne kõikidele kalade päikesemärgiga kuulajatele. Käes on teie sünnipäeva aeg ja on ka väga hea aeg just nüüd vaadata, mida toob uus aasta teile isiklikult. Selleks saate soovi korral siis meiega ühendust võtta ja vaatame koos üle, mida see aasta toob, sest et nagu ikka, aasta algab alati sünnipäevaga, siis kui päikene on jõudnud tagasi teie sünnipäikesele. On siis aeg vaadata iseendale otsa ja mõista, mida vajate edasise arengu jaoks. Suudate ennast tavaliselt siin jõulisemalt väljendada. Väga hea aeg teistele mulje avaldamiseks, aga peate olla muidugi ettevaatlik, sest et võib-olla te ei ole teiste vajaduste suhtes siin väga tähelepanelik.
Lisaks liigub ka Marss samas sektoris alates 2. märtsist ja tähendab see seda, et töötate väga palju siin just oma huvide edendamiseks ja ennast siis võib-olla ka tahate teiste seas kehtestada rohkem ja on võimalus muidugi näidata ennast maailmale just seda, mida te siis suudate, esindate ennast palju jõulisemalt. Kui te tavaliselt seda teete, jätate teistele ka endast tugevama mulje kui tavaliselt ja füüsilise energia tase on siin ilmselt kõrgem ja peaksite suutma selle transiidi ajal siis palju ka tööd ära teha. Aga tuleb olla ettevaatlik ka haiguste või õnnetuste suhtes. Hästi selline iseseisva tegutsemise periood, saate siin palju probleeme ära lahendada ja palju ka saavutada. Lisaks sellele on ka noorkuu meil samas sektoris, mis tuleb 19. märtsil, mis tähendab, et saate midagi uut alustada, mis on teile isiklikult vajalik, võimalik ka, et tuleb tegeleda oma tervisega ja on väga hea aeg alustada näiteks ka treeningutega. Lisaks puudutab samad sektorit tegelikult ka meie kuuvarjutus, mis 3. märtsil juba tuleb. See küll puudutab rohkem teie suhteid üldse, koostööd. Seal on mingisugune kulminatsioon, hakkate nägema, mis olukorras te olete ja võib-olla muudatusi, mis puudutab teid ja teisi inimesi, on selleks siis teie mingisugune isiklik partnerlussuhe või vajate hoopiski juristi või näiteks ka arstiabi. Aga võib tulla teemaks ka siin kihlumisi, abielu, ka lahutuse teemad, eraldi elamise teemad, lepinguprotsesse ja võib tuua ka teie ellu uusi inimesi ja ka näiteks kliendisuhteid, mis võivad olla nii isiklikult kui ka rahaliselt teie jaoks väga olulised. Ja 6. märts läheb meil Veenus jääramärki, mis tähendab seda teie jaoks, et see aeg võib olla väga soodne rahaliste läbirääkimiste jaoks, võib tuua teile materiaalseid hüvesid, ka sõpru. Kui vajate näiteks laenu, siis pigem on see soosiv asetus selleks, püüdke aga mitte siis liigselt kulutada. Samas investeeringud, eriti kunsti, võiks siin olla tulus. Ärge siis kasutage muidugi raha, mida vajate oma igapäevaseks eluks investeeringuteks. Ja lisaks siseneb ka päikene samasse sektorisse 20. märtsil ja tähendab see seda, et on aeg tegeleda võib-olla oma eneseväärtuse tõstmisega, hea aeg oma sissetulekuid kasvatada. Kui olete tööotsingul, siis võite selle siin ka leida. Ja 10. märtsil Jupiter pöörab ennast otseks ja kui teil on olnud selliseid piiranguid näiteks romantika valdkonnas või ka mingite loovprojektidega seoses või siis ka lastega seoses, siis nüüd võib see teema siis uuesti hoo sisse saada ja hakkab tulema tulemusi. Ja 30. märts Veenus liigub meil sõnnimärki ja teie jaoks muutuvad oluliseks näiteks lühireisid, saate minna puhkama või siis suhtlete rohkem, lepinguteks on soodusaeg, ka õppimiseks, info kogumiseks. Teil on muidugi lihtsam rääkida nii, et teid kuulatakse ja lihtsam ka teistega kokku leppida, ka näiteks tööasjades, ehk siis hea aeg seda siis teha, aga ka võib-olla rohkem telefonikõnesid, kirjutate rohkem, kohtute inimestega rohkem. Ja selline saigi siis meie märtsi ülevaate. Aitäh sulle, Karin, ka väga põhjaliku ülevaate eest igale märgile. Loodetavasti kõigil teil on midagi siit kaasa võtta uueks aldavaks kuuks. Aga tuletan siis ka veel kord meelde, et kindlasti liitu meie kogukonnaga ka YouTube'is, sealt leiad siis ka oluliselt enam parimaid aegu märtsikuuks, et siis omale parimat võimalikku alustamise aega leida millekski ja kindlasti palju muud ka. Et kogu arhiiv on teile ka sealt saadaval. Mis me siis oskame öelda, Karin, et tuleb vist tegusat märtsikuud soovida või kuidas see paistab praegu? Läheb väga kiireks tegutsemiseks, tundub. Jaa, et kui palju planeete on meil jääramärki liikumas, siis ikka tahab uusi alguseid ja tahab võib-olla rohkem liikumist. Kui te nüüd siin
talviste ilmadega ei ole tahtnud õue minna, ehk siis kevad toob selle võimaluse, et saab rohkem liikuma minna, et see väga hästi sobib tegelikult jääramärgiga kokku, et aitab paljusid muresid ka nii-öelda lahendada. Noh, energia hakkab ka liikuma lõpuks, et saame sellest unisest kalade energiast nüüd välja varsti. Just. Aga jah, nagu öeldud, olete alati oodatud taas liituma ja loodame, et meie pakutud sisu teile ka huvi pakub. Kindlasti kommenteerige ja jagage ka oma kogemusi. Just, ja mina soovin kõikidele siis ilusat kevade algust omalt poolt ja kohtume järgmine kord. Ja, kõike head teile!